Täna ma tahaks alustada sellise kirjakohaga, mis on, usun, enamus inimestel peas. See on õpetussõnadest 4. peatükk ja ma loen 20. kuni 23. salmini siis kaasa arvatud. Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole. Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks kogu ta ihule. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Eriti ma tahaksin rõhutada seda viimast salmi, 23. salmi. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ja me teame, et tegelikult see elu meie südames on ainukene asi, mida me tegelikult vajame oma eksisteerimiseks koos issandaga. Kui meie südamesse tungib midagi muud kui elu, siis on see tegelikult surm. Ei ole olemas sellist vahepealset ala. Ja sellepärast ta ütlebki, et hoia oma südant rohkem kui midagi muud, sest sellest lähtub elu. Sa ei saa nagu selles mõttes seda ise esile tuua. Ja ma tahaksingi kõigepealt tuua mõned sellised väiksed näited või punktid, mis on see, mis meil, ütleme, usklikutena tahab seda elu ära röövida. Et kui te mäletate, siis Eedeni aias 1. Moosese raamatus 3. peatükis, kui me näeme seda lugu, kuidas siis kurat tuleb mao näol ja hakkab esimest inimpaari siis kiusama, siis ma olen seda hästi palju rõhutanud ja ma rõhutan uuesti, siis küsimus ei ole tegelikult lihtsalt ahvatluses või kiusatuses, et näed, et saad targaks, eks ole, et kui sa seda võtad ja saad targaks, et tunda head ja kurja, vaid küsimus on palju sügavam tegelikult. Ja see küsimus on see, et vaenlane tahtis ära röövida inimese elu. Ta tahtis elu ära röövida ja ta tuli ja istutas ühe vale inimese nii-öelda ette, esitas ühe vale ja inimene läks lõksu ja ta tegelikult võttis selle vastu ja ta kaotas elu selle vale kaudu. Ja see ei ole mitte kuskile tänapäeval kadunud. See, mis tookord juhtus, kui inimene langes nii-öelda päris pattu, see on üks asi. Aga tema strateegia, vaenlase strateegia ei ole selles mõttes muutunud, et seda elu meie käest ära varastada. Ja ta tuleb üsna sarnaselt ja see küsimus ei ole mitte see, kus või mis või millega ta meid kiusab, vaid küsimus on see, et ta üritab tegelikult süstida meie ja Jumala vahel midagi, mis moonutab meie jaoks Jumala pilti, mis paneb meid kibestuma, võib-olla Jumalas pettuma, Jumalas väärastab seda pilti Jumalast, püüab moonutada seda ja selle eesmärk on tegelikult tappa ja röövida meie sees elu, meie südamest elu välja rookida ja asendada see tegelikult surmaga. See on see, miks see seda teeb. Ja ma toon ühe sellise päris huvitava näite, mille üle ma täna hommikul väga tõsiselt mõtlesin oma enda elust, kus Jumal, see on väga suur tänu Jumalale, kui ta meid õpetab ja korrigeerib asjades, et kui ta ise seda teeb. See on hästi hea moment. Ja ma mõtlesin, et ma jagan selle teiega, mis juhtus tegelikult päris palju aastaid tagasi. Ja see toob just esile selle, mismoodi olukord võib olla sinu peegliks, et näidata, mis sinu sees tegelikult on. Et kui meie elus on kõik ühtemoodi ja ilus ja kena, siis me tegelikult ei saa arugi, mis meie sees võib olla. Ja mina ärkasin ühel hommikul üles, ma teenisin siis juba Jumalat, aga ma teenisin ka nii-öelda, käisin nagu mammorat teenimas, käisin raha teenimas ja ma töötasin ühes ilusalongis sellel ajal. Ja ärkan hommikul üles, väga ilus ilm on ja selline hea tuju on kohe. Tänan Jumalat ja terve tee, mis ma siis 30 minutit sõitsin tööle kesklinna, Tallinna kesklinna, siis ma teadsin, et mul tuleb väga hea päev, sest kliendid olid minu sissetulek ja mul oli kirja pannud rohkem kliente, kui tegelikult oleks pidanud olema, et mul oli nii-öelda ülemüüdud päev, kus mind ahvatlesid siis veel nii-öelda mõned lisatunnid ja nii edasi. Ja kuna ma olin rendi koha peal, ma pidin iga päeva eest maksma ka renti selle ruumi kasutuse eest, kus ma siis töötasin.
ja ma teadsin, et mul tuleb väga hea päev. Ja terve see aeg ma ülistasin Jumalat, kui ma sõitsin linna, tänasin teda klientide eest, tänasin, et kõik läheb väga hästi, inimesed jäävad rahule, ma õnnistasin kõiki neid inimesi Jeesuse nimel ja jõudsin tööle ja mitte ükski inimene ei tulnud. Kõik unustasid korraga ära, et nad pidid tulema. Ja sellist asja juhtub nagu üliharva ja ma arvan, sellised juhused ei ole. Kõigepealt paar inimest siiski helistasid ja ütlesid, et neil tuli midagi ootamatut ette, aga ülejäänud isegi mitte ei helistanud. Nii et ma pool päeva suutsin olla veel selline hästi positiivne ja et võib-olla tuleb siin veel keegi ostab äkki midagi ka ja aga kui päev hakkas õhtusse jõudma, siis ma sain aru, et ei tulegi kedagi. Ja ei tulnudki kedagi. Tuli üks juhuslik möödamineja, kes tahtis hästi väikest teenust 25 krooni eest ja see, ma mõtlesin, okei, et ja seegi, aga ühesõnaga ma pidin omast taskust kinni maksma selle rendipäeva, et see summa ei olnud sugugi väike, see oli umbes 2 kliendi raha ja kui sul kõik kliendid jäid tulemata, siis kujutad ette, et see oli päris selline piisav summa, mis ma omast taskust pidin juurde maksma. Ja siis te võite ette kujutada, mismoodi ma ennast tundsin. Ja mitte sellepärast lihtsalt, et kliendid ei tulnud, vaid sellepärast, et ma olin nii tänulik olnud Jumalale. Kui ma hakkasin tagasi sõitma, siis ma ei kiitnud Jumalat, ma ei ülistanud Jumalat, ma ei tänanud, ma olin tige, ma olin pettunud, isegi kibe, ma ütleksin. Sellepärast, et ma ei saanud aru, miks see niimoodi läks. Kuidas on võimalik, et kõik unustavad korraga ära selle, et nad pidid tulema? Ja mõni üksik lihtsalt helistas ja ütles ka ära. Et kuidas see võimalik on? Et ma tänan ja kiidan Jumalat ja mitte midagi tegelikult ei toimu. Ja siis, kui ma olin pool maad niimoodi tagasi sõitnud ja olin väga pettunud ja kurb ja õnnetu ja igasugused sellised mõtted olid peas. Ja mis siin salata, eks ma tean, teiega ei ole kunagi sellist asja olnud, aga mina julgen alati rääkida endast, siis keegi teine solvu. Minul tekkis isegi selline nagu süüdistus natukene Jumala vastu. Et miks niimoodi? Miks see niimoodi läks? Mis ma siis valesti tegin või mis ma teisiti oleks pidanud tegema? Ja siis järsku Jumala vaim küsis mu käest. Miks enam mind ei kiida? Tahaks rääkima, see on juba suur asi, kui rääkima hakkab. Miks enam ei kiida mind? Et sa kiitsid terve tee, kui sa läksid tööle. No nüüd sa lähed töölt koju ja nüüd sa ei kiida mind enam. Miks sa ei kiida mind enam? Mis nüüd lahti siis on? Kas mina olen muutunud? Kas Jumal on taevas muutunud? Kas ta on teistsuguseks muutunud päeva jooksul, et kliendid tulemata jätsid? Kas see on Jumalat muutnud teistsuguseks, et mul töö ära jäi? Ja ma ei saa midagi vastata talle, siis ma sain aru, et tal on ikka õigus. Minul ei ole õigus. Oli vait ja siis ta ütles, et aga kiida mind edasi. Kas te olete tähele pannud sellist asja? Jällegi ma ütlen, see ei juhtu kunagi teiega, vaid minuga. Et kui näiteks keegi on halvasti rääkinud sinust või sa oled ise halvasti rääkinud, ma muidugi meelt parandanud, me ei räägi kunagi kellegist halvasti, aga ma mõtlen, kui kunagi ammu eelmises elus on midagi sellist juhtunud, siis kas te olete tähele pannud, et kui sa oled midagi halvasti rääkinud ja siis inimene astub sisse, siis sul on kuidagi ebamugav. See on kuidagi nagu ebamugav tunned äkki, ma ei taha talle otsa vaadata äkki või. Olete tähele pannud sellist asja? Teate, Jumalaga veel hullem. Ja kui sa Jumala suhtes oled kibe, siis ei ole nii lihtne öelda, halleluuja kohe, nii tore, kõik kiidan ja ülistan sind, kui sa oled tema vastu olnud natukene pahane. Ma usun, et siin ei ole ühtegi inimest, kes on kunagi Jumala vastu pahane olnud. Aga üks inimene, keda ma tunnen on, ta julges seda tunnistada, see on üks jutlustaja Eestimaal ja see julgustas mind selliseid asju rääkima. Et vähemalt üks inimene veel peab minu. Ja Jumalaga on samamoodi. Seda ei olnud lihtne tegema hakata, seda kiitust ja ülistust, kui ma olin just olnud Jumala peale pahane. Ma tundsin, et ma olen nagu silmakirjalik täiesti. Aga Jumal ütles, kiida mind. Miks sa enam mind ei kiida? Kas mina olen muutunud sellepärast, et su kliendid ei tulnud? Ja
siis ma hakkasin teda tänama. Ütlesin kõva häälega. Ma tänan siin selle ühe inimese eest, kes tuli. See juhukäija, kes 35 krooni eest tahtis ühte väikest teenust. Ma tänan sind selle inimese eest, et tema tuli. Ma tänan sind. Halleluuja. Tänu sulle selle inimese eest. Ja ma tundsin kuidagi sõnale nagu meelevald. Mida rohkem hakkasin nagu tänama, seda rohkem mul hakkas nagu rõõmu ja rahu äkki tulema. Ma tundsin, et see hakkas lõhkuma mingeid müüre, mida ma olin iseenda üle ehitanud oma sellise negatiivse mõtteviisiga nagu, või kibestumise, ja kuidas iganes me seda nimeta. Et see hakkas nagu lõhkuma midagi minu ümbert. Ja hakkasin kõvemini, hea oli need üksi autos, et me ei olnud bussis näiteks, eks ole. Seal ei saa nii kõva ega hüüda. Ütlesin, halleluuja Jumal, tänu Jumalale, et ükski inimene ei tulnud, aga sina oled ikka seesama täna, eile ja igavesti, eks ole. Sina ei ole muutnud, need inimesed ei ole muutnud. See, et mul rahakotis tuul vingub, see ei ole sind muutnud, halleluuja. Ja see hakkas niimoodi nagu kerima. Ja siis ma läksin koju, ma ütlesin, tänu Jumalale, mul oli hea päev täna. Oleks ma teadnud, et keegi ei tule, oleks muidugi randa läinud, aga okei, ma ei teadnud seda, olin seal palava ilmaga, istusin seal oma ruumides, eks ole, ja täna oli hea päev. Ja rõõm tuli mu südamesse ja läksin arvutisse. Ja mis siis juhtus? Ma võitsin reisi Ameerikasse. Ma ei olnud elu sees Ameerikas käinud ja see oli minu unistus. Ja ma lihtsalt läksin surfasin mingisugustel kodulehekülgedel, reisibüroode kodulehekülgedel. Ja ma võitsin 11 päeva paketi Ameerikasse, kus oli hotellid, rendiauto ja igasugused lõbustused, kõik kinni makstud. Kus me siis ka käisime aastal 2004. See oli nii, et sai lapsi ka kaasa võtta. Nii et see oli nagu, siis ma mõtlesin, et ma tänasin ette millegi eest, mida ma ei näe. Ma tänasin selle eest, et midagi ei juhtunud see päev. Aga tegelikult Jumal õnnistas mind nii tohutult selle sama päeva õhtula. Et ma unustasin isegi ära selle loo, et mul ühtegi inimest ei tulnud. Aga Jumal tegelikult tahtis vaadata minu südant. Kas sa hoiad oma südant rohkem kui midagi muud? Et keegi ei saaks elu ära varastada. Olukordade läbi, pettumuste läbi kukkumiste läbi, kibestumiste läbi, et mitte keegi ei saaks ära varastada seda, mis on Jumal sinu sisse asetanud, ehk tema elu. Ja see oli minu jaoks õppetund. Jumal teadis ju hommikul juba seda, et mul on tühi päev. Ta teadis hommikul juba seda ka, et ma võidan reisi Ameerikasse, mis oli minu unistusa. Aga mina ei teadnud sest mitte midagi. Mina vaatasin, mis on silma ees, olin tänulik, et mul tuleb rahvas ja pärast olin õnnetu, et rahvast ei tulnud. Aga see ei muuda Jumalat. Jumal on täiesti muutumatu. Kas need olukorrad on või need olukorda ei ole, küsimus on sinu südames. Kas sinu südames on puhtus ja elu või tuleb midagi või keegi või olukord, mis tahab selle elu ära röövida sinu seest. Nii nagu ta tahtis ära röövida Edeni aias, nagu ma alustasin. Ta tuli valetades, näidates mingit olukorda, näidates, et Jumal pole selline, nagu ta on rääkinud, aga tegelikult ta süstis mässu Jumala vastu, ühte trotsi Jumala vastu, ühte valet Jumala vastu, ühte moonutatust Jumala vastu. Ja see oli see, mis tõi esile surma inimese sees, kui ta võttis selle vastu. Meie jaoks on olemas iga päev valikud. Kas me võtame vastu selle, mida pakutakse, või me ei võta vastu seda, mida pakutakse. See on meie valik, see on meie otsus tegelikult teha. Sellepärast on hästi oluline teada, et me hoiaksime oma südant rohkem kui midagi muud, sest sellest lähtub elu. Ja järgmine asi on see, mis samamoodi tahab nii-öelda, need on nii praegu olukorrad, millest ma rääkisin, aga on üks teine viis. Jällegi ma toon selle sama näite, mulle väga meeldib see kirjakoht, sest selles on nii palju lihtsalt, see sisaldab nii palju, see 1. Moosese 3. Seal on nii palju kirjutatud ridade vahel tegelikult, et sellest võiks 3 päeva rääkida, sellest ühest samast kirjakohast. Mina võiksin küll rääkida, ma olen rääkinud ka kusjuures palju rohkem kui 3 päeva. Nii et selles mõttes see on niivõrd sisukas lihtsalt, kui me nagu saame aru sellest. Et teine asi, mismoodi tegelikult vaenlase taktika on, et elu meie seest ära röövida, on, kui ta juhib meie tähelepanu kõrvale. Ta juhib meie tähelepanu sellele, mida meil ei ole. Ja me ei märka enam ühel hetkel seda, mis meil on.
et me ei hinda, me ei täna, me ei ülista Jumalat selle eest, mis meil on, vaid meie fookus tõmmatakse selle peale, mida meil ei ole. Võib-olla ainult üks asi, mida meil ei ole, aga see fookus on seal ja siis me oleme õnnetud, kurvad, läbi kukkunud, sest me näeme kogu aeg ainult seda, mida meil ei ole, aga me ei näe seda, mis meil on. Täpselt sama asi oli Eedeni aias. See on see, kui ma ükskord kirjutasin selle lause üles, ma mõtlesin, et kuidas see on ometi võimalik, et see niimoodi seal juhtus. Et Jumal lõi Aadama ja andis talle naise tema enda küljelõust, ehk siis tekkis esimene inimpaar, mees ja naine, Aadam ja Eeva. Ta asetas nad külluse aeda, kus oli kõik olemas, kus oli absoluutselt kõik olemas, kaasa arvatud kõige olulisem asi, Jumala ligiolu ja suhtlemine Jumalaga. Ja nüüd tuli kurata ja pakkus nii kavalasti Aadamale, Eevale täpselt seda sama asja, mis neil juba oli. Saate aru, kui kavaldan. Ta keeras selle teistpidi ja ütles, kas tõesti Jumalik on selline. Mina pakun nüüd teile päris asja. Aga tegelikult neil oli kõik see olemas juba. Neil oli olemas kõik see tarkus, Jumala ligiolu, kõik neil oli olemas. Ja tema tuli ja pakkus neile valega seda sama asja, mis nendel tegelikult juba oli. Ja pannes nad uskuma, et neil tegelikult seda ei ole. Ja täpselt see sama asi toimub samamoodi tänapäeval. Ja toon jällegi ühe toreda tunnistuse enda elust kiiresti. Ma olin vahepeal pikemat aega, see oli ka juba aasta tagasi, olin välismaal, elasin välismaal mingi aeg ja üürisin välja oma korteri, kus ma praegu elan. See oli mul välja üüritud. Ja kogu aeg oli ennem nagu, et jälle seda ei ole ja teist ei ole ja kolmandat ei ole. Ja siis ma tulin sealt reisilt tagasi ja avastasin, et üürilised on sealt ära kolinud koos minu asjadega, minu mööbliga ja minu voodid ka enam ei ole, kus ma pidin magama. Seal ei ole nagu mitte midagi enam, et see terve korter oli niimoodi ära lagastatud, sellest ma hakka rääkima. Jumal neid väga õnnistagu, aga selles mõttes, et voodid ka ei olnud. Et kui sa tuled nagu kuskilt teise poolt maakera ja sõidad mitme lennukiga ja siis avastad, et sul ei ole kuhugi tegelikult pikali heita, sul on jääkülm korter ja sa pead põrandal magama ilma madratsita terve öö, sest sul ei ole kuhugi minna ka. Ja siis ma heitsingi sinna pikali maha oma magamistuppa, kus voodit ei olnud, ma ei tea siiamaani, kus see voodi kadus, suur voodi. Ja kui ma seal niimoodi pikali olin, mõned pasjad ja tekid ikka olid mul seal, siis ma mõtlesin, et tänu Jumalale vähemalt katus on pea kohal, et ma ei ole kuskil tänava peal pikali. Et see tõi mulle sellise tänuliku meele nagu esile, et ma mõtlesin, et huvitav on ju, et siis saab ainult Jumal olla. Et kui ma voodis olin, siis ma nagu ei olnud väga tänulik selle eest, et mul voodi on. Aga kui seda voodit enam ei ole, siis ma olen väga tänulik, et mul see voodi oli ja ma sain nii kaua seal magada ja praegu olen siin põrandal ja usun, et Jumal annab mulle uue voodi ühel hetkel. Ja tegelikult sa hakkad märkama selliste asjade sees tihti peale neid asju siis, kui nad ära võetakse, kui ilus on su elu tegelikult, kui palju sul on olemas, kui hästi sa tegelikult elada. Selle asemel vaadata seda ühte asja, mida sul tegelikult praegu ei ole. Ja see on nüüd ka üks võimalus, kus vaenlane tahab tihti elu ära röövida meie käest. Nii nagu ma eelmine kord ka rääkisin, et Jeesus ei teinud midagi, mida ta ei näinud isa ees tegemas, siis samamoodi on ka selle eluga, et me teame, et me peame käima usus ja võtma usus vastu asju. Aga kui me teeme ise otsuseid, nii nagu ma mäletan, et osad teist olid eelmine kord, kes kuulsid, aga kes ei olnud, siis ma lühidalt ütlen, et ma lugesin ette Vanast Testamendist siis sellise näite, kus 2 kuningat tahtsid minna sõtta ja üks kuningas ütles teisele, et kas me peaks ennem Jehoovat küsitlema, kui me läheme ja küsime tema käest nõu, et mismoodi asjad kulgevad. Ja teine kuningas tegelikult ei tahtnud, teda ei huvitanud see, mida Jehova ütleb, sest tema tahtis oma plaane täita. Ja kutsus prohvetid, kes tegelikult kuulutasid valet talle, kes ütlesid, et kõik läheb hästi, mine sõtta. Aga pärast tuli välja, et üks prohvet, kes siis päriselt tõtt ütles vastupidi, et ärge minge sõtta tegelikult, te saate surma seal, te hävite seal.
ja selle tõekuulutuse peale visati see prohvet Miika siis vangikongi hoopis. Ja Miika ei öelnud mitte ainult seda, et te hävite, ärge minge sõtta, vaid ta ütles ka seda, et ta nägi nägemuses, kuidas tuli üks vale vaim ja ütles Jehovale, et lase mul minna ja olla vale vaim su prohvetite suus. Ja siis tekkis nagu küsimus, et kuidas Jehova lasi minna siis ühel valel vaimul prohvetite nii-öelda suhu kuulutama valet tegelikult. Ja see asja tuum nagu oli selles, et tegelikult see kuningas ei tahtnud tõtt teada, teda ei huvitanud see, mida Jumal päriselt arvab asja kohta, vaid ta lihtsalt otsis kinnitust sellele, mida tema arvas asja kohta. Ja see on jällegi see, et kuidas meie süda on. Et kui meie süda tegelikult otsib Jumalat, kui meie süda tegelikult tahab hoida seda elu enda sees, siis me ei saa nagu minna selles mõttes sõtta või kuskile välja, kui me ei kuule ja me ei otsi Jumala palet mingis olulistes asjades, eks ole. Et see näide eelmise korra kohta, kes ei kuulanud või ei ole jõudnud seda kuulata, oligi siis see, et on kahte tüüpi inimesi. Üks läheb mingisuguse suure otsusega ja küsib Jumala käest, et mis sina sellest asjast arvad, mis sinu sõna on selle asja kohta. Ja kui Jumal ütleb päriselt sõna selle asja kohta, siis sul tuleb ka usk. Et me küll teame seda kirja kohta, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumal sõnast, aga eelkõige tuleb usk sellest, mida Jumal sinu sisse istutab. Mis on tema tahe, mis sõnumid ta sinu sisse ütleb ja kui tema ütleb mine, siis sa lähed sellepärast, et sul on usk minna, sest sa tead, et tema ütles. Jällegi see minu lemmik lause, mida ma kogu aeg toonitan, on see, et üks asi on, et sa usud, et Jumal teeb seda täna ja praegu ja eile ja homme ja igavesti inimeste jaoks. Hoopis teine asi on uskuda, kas ta tahab seda sinu jaoks teha täna ja praegu. Mäletate, ma rääkisin sellest. Seda ütles mulle Jeesus isiklikult häälega. Et enamus inimesi usuvad, et ma olen võimeline tegema imet. Ta ütles, mul 2 asja on vaja, et ime sünniks. 2 asja. Üks on see, et sa usud, et Jumal on võimeline tegema seda imet. Teine on see, et tema tahab teha seda täna ja praegu sinu jaoks isiklikult. Ja ta ütles, et selles viimases asjas kukuvad enamus inimesi läbi. Nad usuvad, et ma olen suur ja võimas ja ma tahan teha imesid inimeste jaoks. Aga nendel on palju raskem uskuda, et ma tahan teha täna ja praegu seda sinu jaoks isiklikult. Ja kui sa seda usuda, siis on see sõna sinu sees ja see toob esile usu ja see siis sünnib niimoodi lihtsalt. See sünnib. Aga teist tüüpi inimesed on need, kellel on oma plaan. Kellel on oma plaan mingi asja kohta ja siis ta ootab, et inimesed tuleks, et kinnitaksid tema enda plaani. See ei ole Jumala plaan ilmselt. Ja teda tegelikult ei huvitagi see, kas Jumal ütleb või mitte. Teda huvitab, et Jumal annaks tunnistuse ja kinnitusi selle kohta, mis on tema enda plaan. Ja siis, kui nad põruvad, kibestuvad, siis süda saab jälle määritud. Süda saab määritud sellepärast, et sinu unistus ei täitunud, asjad ei läinud nii, nagu sina tahtsid, aga tegelikult oleks pidanud sa minema ja küsitlema kõigepealt Jehovat. Sa pead isa käest küsima kõigepealt, kas sina tahad seda või mis on sinu plaan selles asjas. Ja siis see usk on sinu sees vankumatu ja sa tead täpselt, millele sina rajad selle, et sa lähed välja ja ükskõik. Nii et ega need, me ei pea minema sõtta ilmselt, eks ole, aga vaimulikus sõjapidamises sa ei saa mitte kuhugi minna, kui Jumal ei ole sõna istutanud sinu sisse. Millal on see aeg ja millal ei ole see aeg ja millal sa peaksid midagi tegema. Mul on olnud asju, kus inimene on seestunud, täiesti seestunud. Näeb, kuidas teemonid sisenevad temasse ja nii edasi. Ja ma tahtsin noore kristlasele minna lahmima kohe kaikaga, välja peksta kõik need teemonid sealt inimese seest. Ja Jumal ei lasknud. Jumal andis mulle unenäo konkreetselt, ütles ära mine, sa saad ise peksa seal. Sa ei ole valmis selleks ja mina ei läkita sind sinna. Ja kui mina sind ei läkita, siis ei tohi minna. Sellepärast, et sul ei ole see, et mina läkitasin sind. See ei ole see, et mina näen seda, mida isa ees teeb. Kui isegi Jeesus ei teinud midagi muud, kuidas meie saame siis teha? Kuidas me üldse saame üleloomulikus nähtamatus maailmas käia, rääkida, kuulutada, tervendada, välja ajada kurja vaime, kui meie ei õpi nägema seda, mida isa ees teeb? Kui me ei õpi seda nägema, siis me kukume läbi ja sinu süda saab määritud ja sa arvad, et Jumal ei armasta sind.
Aga tegelikult on viga selles, et me ei ole saanud kõigepealt, me ei ole ära oodanud, mõnikord tuleb oodata selle järgi. See ei tule teinekord kohe, eks ole. Ja mõnikord tuleb see teistmoodi, kas te saate aru, millest ma räägin? 2 tüüpi inimesed. Üks käib ringi ja otsib kogu aeg kinnitusi sellele, mis on tema plaan. Teine käib ringi ja otsib seda, mis Jehova tegelikult ütleb, mida Jumal ütleb. Ja sul on õigus paluda seda Jeesuse nimel. Sul on õigus minna isa ette ja ütelda Jeesuse nimel, ma vajan sinu tarkust, ma vajan sinu sõnu, ma tahan minna välja nii, nagu sina ees lähed. Ma ei taha minna oma agendaga. Jumal on, ma ütlen, mitu korda mulle öelnud, ära mine sinna. See ei ole see koht, kus mina sind läkitan. See ei ole see koht, kus mina ütlen sulle sõna. Ja sul ei tule võitu seal. Sellepärast, et sa lähed oma agendaga sinna välja. Sa ei lähe sellepärast välja, et mina läkitasin sind. Ja see on niivõrd oluline teada. Seda on niivõrd tähtis teada, kuidas me nendes asjades on. Kui ma ei väsi seda kordamas, ma olen elus ainult üks kord käinud sõjaväe osas. Ma käisin seal tegemas kunagi ühte raadiosaadet. Ma kujutan ette, et see oli mingi võib-olla isadepäev või mingi selline päev oli, kus saadeti tegema saadeta sõjaväelastega. Ja selleks, et teha üks korralik saade, ma olin terve päev Balti rahuvalvepataljonis. Läksin hommiku vara sinna, õhtul tulin. Tundsin peaaegu sõdurina ennast juba ja marssisin ka, läksin koju auto juurde umbes samasuguse sammuga, nagu nemad seal käisid, sest see hakkas külge. Ja selles mõttes, et see oli nagu selline väga tore päev ja see oli minu jaoks täiesti uskumatu, kui palju ma seal vaimulikult õppisin. Ma ei läinud lihtsalt mitte saadet tegema, vaid ma õppisin vaimulikult tohutult palju seal. Ja mida ma õppisin, oli see, et sõjaväes vaadatakse ennem, kellele püssi antakse. Sõjaväes peavad nad täpselt teadma, kus on nende koht, millal tuleb midagi teha, kes on nende ülemus, kellelt nad käsklusi kuulevad. Ja on täiesti välistatud see, et kui tuleb näiteks mingi lahingu olukord, et igaüks võtab ise püssi, jookseb kuhu ta tahab, laseb keda ta tahab, kuidas ta tahab ja kas ta üldse oskab lasta, võib-olla ta oskab püssigi käes hoida, võtab tagurpidi, eks ole, ja kätte laseb ennast hoopis maha, on ju. Et selles mõttes see on nagu väga tõsine asi vaimulikus sõjapidamises meil mõista, et mitte midagi ei juhtu niisama, midagi ei juhtu korratult. Seal on väga selge ja täpne struktuur, nii nagu on sõjaväes, on ka vaimumaailmas. Ja sellepärast ei saa sa mitte kunagi võita, kui sa lähed välja oma agendaga või nii nagu sina arvad, et võiks minna või mõtled inimlikult, kui tore, ma teen seda. Sa ei saa minna, sa pead kuulma tema käest. Sa pead nägema, kuhu isa ees läheb ja siis sa tead, et sul on võit. Ja miks ma seda nii palju toonitan, miks ma seda ka eelmine kord rääkisin, see põhjus, miks süda määrdub ja elu tahab ära röövitud saada südamest, on just see, et inimesed pettuvad Jumalas. Inimesed pettuvad Jumalas sellepärast, et nad on läinud surahurraaga välja, nad on läbi kukkunud, nad on läbi põlenud, nad on haiget saanud ja nad ei saa aru, miks ja lõpuks on see, et nad ei taha Jumalaga koos ka enam käia. Näiteks ma kas või kadunud poja lugu. Ma ükskord mõtlesin selle peale, et enamus musul teavad kadunud poja lugu ja ma ei hakka seda praegu siin ette lugema, aga kadunud poeg, kes raiskus oma vara ja tegi igasugust pahandust ja läks ära isa kojast, tema täpselt teadis, kuhu tagasi minna. Ühel hetkel, kui tema meelt parandas, ta teadis, kus on isa koda ja kuhu ta tegelikult tahab kas või sulase või orjana tagasi pöörduda, aga peaasi, et ta saaks tagasi pöörduda. Ta ei olnud kindel, et isa vastu võtab, ta ütles, et ma olen kas või valmis ori olema, eks ju. Aga ta teadis, kuhu ta läheb tagasi, sest ta ei olnud isas pettunud, ta oli endas pettunud. Aga kui inimene pettub Jumalas, siis tal ei ole kuhugi tagasi minna enam. Tal ei ole kuhugi minna enam tagasi. Sellepärast, et ta ei taha minna enam Jumala juurde pelgupaika otsima. Ta ei taha minna ja see on see põhiline eesmärk, mismoodi hingevaenlane meie südant tahab kogu aeg rikkuda, et elu voolaks sellest välja ja me tegelikult kibestuksime ja pettuksime ja me läheksime ainsast eluallikast eemale ja nii-öelda hakkaksime kärvuma, hakkaksime ära vajuma. Ja see on nagu niivõrd oluline teada, mis on need põhilised asjad, millega see ära röövitakse.
olukorrad, nagu minu esimene näide oli, olukorrad kui peegelpilt. Et hästi kerge on ülistada, kiita Jumalat, kui kõik on hästi, on ju. Aga kui kõik on halvasti, siis ei ole üldse nii lihtne. Ja tuleb see, miks, aga mina, on ju, tuleb täpselt see. Aga miks see tuleb? Sellepärast, et see on peegelpilt. See näitab tegelikult, kes sa oled. Kokkuvõtteks. Ja nagu Jumal minu käest küsis, et kas mind on muutnud see olukord, et sul ühtegi klienti ei olnud. Kas mina muutusin teiseks taevas? Ei, ta ei muutunud teiseks, ta oli sama. Täpselt sama. Tema oli ikka täpselt samasugune. Mina muutusin teiseks. Mina ei ülistanud enam, ma ei tahtnud, ma tahtsin, ma ei hakka ütlema, mismoodi ma oleks võinud öelda, ma olin kohe väga pahane. Jumala peale olin pahane. Ma ei olnud kusjuures klientide peale pahane, ma olin Jumala peale pahane. Miks ta lasi mul üldse sellise jubeda päeva tulla? Pärast tuli välja, et see oli üks hea päev mu elus. Ma sõitsin Ameerikasse pärast seda koos oma lapsega. Olin väga õnnelik seal, väga tore oli. Palju kordi käisin peal seal pärast. Tee sai selgeks, kuidas minna, eks ole. On nii. Ma vaata kellegi otsa praegu. Olukorrad kui peegelpilt muudavad mitte Jumalat, vaid meie südant. Ja küsimus on, kuidas me selle testi läbi teeme. Soovituslik on see, et täna usus väsimatult nende asjadest, mida sa veel ei näe. Sellepärast, et temal on kõik olemas juba. Temal on kõik olemas juba, tal on kõik olemas. Tal on olemas uued silmad, kes need vajavad. Tal on olemas uued kõrvad, kes need vajavad. Tal on kõik olemas, mida sa vajad. Küsimus on lihtsalt selles, kas sinu süda on puhas, kas sinu süda on testitud ja kas see olukord, kui sa ei näe veel võitu, suudab panna sind kibestuma või sa ütled, sellega sa mind enam ei kiusa. See on juba läbi näha, mis sa nüüd tahad teha. Mina kiidan Jumalat edasi, mis siis, et mul läheb halvasti. Mina kiidan Jumalat edasi, sest ma tean, et Jumala käest tuleb võit, kuigi ma seda praegu ei näe. Et ütlen veel kord esimese punkti lõpetuseks ja teise punkti lõpetuseks ja kolmanda punkti lõpetuseks varsti, ütlen veel kord, seda ei ole lihtne teha. Ärge arvake, et me oleme üliinimesed, me ei ole. Me oleme tavalised inimesed. Seda ei ole lihtne teha. Aga kui sa ütled seda välja, sa tunned, kuidas sinna tuleb üks vägi taha. Sellepärast, et see olukord tõstab sind kõrgemale sellest, mida sa näed. Nii nagu Peetrus, kellest ma rääkisin ka eelmine kord. Kui ta nägi laineid, see ei ole midagi muud kui reaalne olukord lihtsalt. Sest kui sa vee peal pead kõndima, ärge proovige seda ilma usuta, palun. Ma isegi ei ole proovinud seda ja ma ei taha ka proovida. Aga ma tahan öelda seda, vee peal kõndimine, mida Peetrus üritas teha, on üleloomulik. See on väga kõrge level. Kui sa kõnnid vee peal, see on absoluutne usk. Ja ta kõndis mõned sammud. Aga kui sa tahad üleloomulik käia, siis sa ei saa vaadata olukorra peale. Tema vaatas olukorra peale ja vajus ja mis oli selle punkti kokkuvõtte eelmine kord, oli see, et Jumal ütles mulle ükskord isiklikult, see, et sa põhja vajud, ei tähenda seda, et mina ei öelnud sulle tule. See ei ole veel reegel, et kui sa läbi kukkusid, siis mina ei öelnud sulle, et tule. Et mina ei olnud selle asja taga, vaid sina ise jäid vaatama olukordade peale ja kukkusid selle pärast läbi, mitte selle pärast, et see polnud Jumala plaana. Jumal võib anda sulle plaani, mida möödas hakkad minema, üleloomuliku usuplaani ja tegelikult, kui tulevad olukorrad, sa hakkad mõtlema, sa lased uskmatuse sisse, sa kukud läbi, siis see ei tähenda automaatselt, et Jumal ei olnud selle taga, kes ütles sulle tule. Hästi paljud inimesed arvavad, et kui ta ikka läbi kukkus, järelikult see polnud Jumalast. Hästi paljud inimesed ütlevad nii. Kui ta läbi kukkus selle plaaniga, see polnud Jumalast. Aga Peetruse näide näitab midagi muud. Jeesus ütles talle tule. See polnud ju mingi vale asi. Jeesus ütles talle tule. Ja ta olekski käinud lõpuni, kui ta oleks lained vaatama hakanud. Nii et selles mõttes on hästi oluline teada, et olukorrad on meie südame peegel. Olukorrad näitavad, mis on meie südames tegelikult. Ja mida rohkem sa õpid nendest asjadest, seda rohkem sa tunned ära, kui vaenlane tuleb järgmise taktikaga, et sinu elu röövida. Ja sa järjest rohkem saad tugevamaks temas, mitte endas,
sa õpid ja sa õpid vastu seisma. Ja ütled vastupidi, ma hakkan kiitma, ma hakkan tänama sind selle eest, et sinu käest tuleb lahendus. Sinu käest tuleb läbimurre, sina oled see, kes teeb. Teine punkti lõpetus oli mis asi? See, et me õpime tänama nende asjade eest, mis meil on. Mitte ei fokusseeri oma pilgu ainult selle, mis meil puudu on. See on hästi tüüpiline inimestel. Näha kogu aeg seda, mida sul ei ole. Aga mitte näha seda imelist maailma, mis su ümber on. Kõik su sõbrad, su perekond, mõnikord isegi väike viiekas rahakotis, on ju, halleluuja, amen, eks ole, on ju. Noh, sellised asjad, mis iganes, ja küll võib-olla 50 isegi, eks ju. Kui hästi läheb. No ja küll väike huumor juurde, eks ole. Et sa õpid nägema seda, mis sul on, selle asemel, et näha ainult seda, mis sul ei ole. Ja viimane asi see, et sa ei lähe kuskile usuvõitlusesse või ei tee olulisi samme, kui sa ei ole saanud issanda käest sõna. Ja sa ei näe teda ees tegemas. Sa näed ise ennast ees tegemas ja siis ootad, et tema tuleb ja õnnistab sinu plaane. See on tohutult tüüpiline asi, millega inimesed pettuvad. Ütled, näe, ma läksin välja, miks see nii on. Kunagi oli üks mingi projekt siin Eestimaal, kui ma töötasin kirikus, kus taheti evangeeliumi kuulutada ja mingid ankeedid pandi inimeste postkastidesse, need oli üle 5000 ankeedi, mida siis kõik pidid vabast ajast käima ja postkastidesse panema. Ja siis tuleb ärkamine, et nad täidavad need ankeedid ära, saadavad kirikusse tagasi, siis tuleb ärkamine. Ja minu sees oli tunnistus, et sellega ärkamist ei tule. Mõneks võin öelda, uskmatu tõus kao välja siit kirikust, eks ole, mis sa siin üldse õiendada on ju. Aga minu sees oli see teadmine. See ei ole see asi, mis Jumal tahab üldse praegu, kus me oma aega ja raha üldse paneme. See on inimlik projekt. Ja siis ma läksin selle juhi juurde ja küsisin, see ei olnud pastor, see oli lihtsalt mingi noorte juht, kes seda organiseeris. Ja ma ütlesin talle, kuule, aga kus sa võtad seda, et seda peaks tegema üldse? Miks sa üldse arvad, et me peaks tegema seda praegu? See võtab väga palju aega, et kõik inimesed peale tööd käivad mööda postkaste, ei saa sisse ka igal poole veel, eks ju. Ja ta ütles, et aga Ameerikasse tuli ärkamine niimoodi. Et seal üks noorte juht sai sõna, et nii tuleb teha ja meie teeme ka nüüd niimoodi, et meil tuleks ärkamine. Ma ütlesin, aga kas sina said selle sõna anda siis siin Eestis täna ja praegu? Ei saanud, tema sai kuskil 2 aastat tagasi, see hästi toimis. Ma ütlesin, selge, me ei saa kopeerida neid asju, mis on isiklikud ilmutused ja isiklikud juhtimised, eks ole. Jumal ütleb võib-olla sinu kogudusele täna ja praegu midagi, siis ei tähenda seda, et ta minu kogudusele ütleb täpselt sama asja, eks ole. See ei saa kopeerida, see peab olema originaalne. See peab tegema täpselt seda, mida sa näed ise isa ees tegemas. Sa ei saa kopeerida teiste pealt asju. Ja miks ma seda räägin? Ma ütlen veel kord, sest see röövib ära elu su seest. See röövib ära elu sinu sees, kui sa kibestud, pettud ja sa näed, et su plaanid ei õnnestu, ei lähe asjad nii, nagu sa tahad, ei ole õnnistust selle asja peal, mida sa teed ja sa ei saa aru, miks Jumal mind ei õnnista. Aga see ongi see küsimus, et Jumal tahab saada kätte sinu südame ja ta tahab öelda, et mina andsin sinu südamesse selle elu, ära lase seda ära röövida. Küsi minu käest tarkust. Ära jookse pea laiali otsas kogu aeg edasi-tagasi, aja tuult taga. Küsi minu käest tarkus, sest mina tean täpselt, mis tuleb teha. Sõua sügavale kohale, mäletate seda kirja kohta, eks ole. Terve öö olid nad püüdnud kala ja mitte midagi nad ei saanud. Ja Jeesus ütles, sõua sügavale kohale. Ta ütles, põhimõtteliselt saatis samasse kohta tagasi. Mehed ütles, et kui me juba seal püüdsime juba terve öö, me ei saanud mitte midagi. Aga okei, me läheme sinu sõna peale välja. Ja võrgud rebenesid, sest nii palju oli saak, eks ole. See ongi see asi, et Jumal ootab koostööd. Ta ei taha, et sa jooksed ringi lihtsalt niisama. Ta tahab sinuga suhelda, ta tahab sinu sisse istutada oma plaani igaks elu valdkonnaks. Ja siis, kui sa selle saad, on sul usk ja sa tead, et isegi kui tuleb mingi vastuseis ajutiselt, see usk kannab välja sind. See usk ei lase vajuda, sest sa tead, et sul on tema kinnitav sõna sinu sees. Esimeste vastulöökideni usk läheb kohe vankuma, kui seda sõna sees ei ole. Tuleb tüli, tuleb pahandus, tuleb kibestumine, sest su sees ei ole seda teadmist. Kui Jumal ütles, siis isegi kui on. Kunagi Jumal ütles sellise asja ka mulle. Ma sain ühe sõna ühele inimesele, kes ka ootas ühte palve vastust. Ja seda ei tulnud ja mul tuli sõna.
ja mul tuli see sõna talle, et see palvevastus tuleb, aga see viibib. Aga see tuleb. Ma teadsin täpselt, et see tuleb. Ja ma ütlesin talle selle välja ja siis läks veel 6 aega mööda, ikka midagi tulnud. Siis ta helistas mulle, ütles, kui ikka pole tulnud midagi. Ma ütlesin, vaata jumala pole aega. Tal kell ei tiksu nagu siin. Temal on kogu aeg aega palju. Tema on võib-olla kuskil teisel pool ja teeb seal ja siin ja ma ei tea ju, kuidas jumal vaatab asju, eks ole. Aga tema on väljaspool aega. Sinu jaoks on 6 hästi pikk ja näed, ei tulnudki mingit lahendust. Ja siis ma läksin jumala ette ja ütlesin, miks see lahendus pole tal tulnud siis. Ja jumal ütles, et ma ei annagi kinnitusi, kui asjad lihtsalt juhtuvad. Kui asi juhtub homme nii lihtsalt, miks ma pean üldse kinnitama? Noh, ta ei olnud niimoodi, mina räägin oma sõnadega praegu. Ta ütles, et ma annangi usukinnitused ja sõna siis, kui asi viibib või on vastuseis. Sellepärast, et sul on siis kinni hoida kuskilt. Sa hoiad sõnast kinni, mis on sul antud. Kas keegi prohveteeris sulle või annab sulle sõnum, eks ole. See on selleks, et sa hoiaksid sellest kinni, kui tuleb vastuseis või see usk nõdraks läheb. Et sul oleks kuskilt kinni hoida, millegi pealt seista. Kui asi juhtub juba homme hommikul, täna õhtul kell 7 palusin, homme kell 10 on juba pakid ukse taga, eks ole, siis ei ole mul vaja nii väga usus võidelda. Usus on vaja võidelda siis, kui sa ei näe. Sest usk on kindel usaldus ja veendumus selle suhtes, mida me ei näe veel. See on usk, sul ei ole usku vaja. Kas sul on vaja usku näha, et mina siin seisan praegu? Sul ei ole väga suurt usku vaja. Võib-olla mõnel on, ma ei tea. Aga minul endal ei ole vaja usku, et ma siin seisan. Usk on vaja siis, kui tulek viibib. Nii et 3 sellist põhilist asja, mida ma siis täna tahtsin jagada ja kõik selle eesmärgiga, et hoia oma südant rohkem kui midagi muud, mida peab hoidma, sest sellest lähtub elu. Ja kui elu sinust ei lähtu, siis ei lähtu sinust ka elava vee jõed, siis ei tule sinust eluallikad välja ja tegelikult tulevad hoopis muud allikad, mis hakkavad sind ennast tapma tegelikult hävitama ja kibedaks tegema. Ja seda kindlasti me ei taha ja seda jumal ei taha, see ei ole jumal plaan. Ja sellepärast ütleb, et kaitse oma eluallikat, hoia, et sa ei kibestu, et sa ei põru selles mõttes nagu läbi, et sa ei vaata olukordi. Sellepärast, et jumal on üle olukordade. Toon viimase näite, see on peale kauba. Lihtsalt tuli meelde praegu. Ma kuskil isegi kõnelesin sellest, kuskil Venemaal, ma arvan, oli see, ma arvan millegi pärast, et ma rääkisin seal ja seal oli nagu juhtimine seda rääkida, aga see oli lihtsalt üks näide, mida ma kasutasin selles loos seal Venemaal. Et mina ei karda laevaga sõita. Ma olen merel töötanud ka natuke aega, nagu töötanud meremehel, aga töötanud seal laeva peal. Ja ma ei karda torme. Aga ükskord ma hakkasin sõitma Soome ja siis oli nii tugev torm, et isegi me ei saanud veel Tallinna sadamast praktiliselt välja. Olime just saanud võib-olla sadamast välja, kui see laev oli juba nagu pähklikoor. Nii et mis siis veel hiljem, eks ole, kui ta juba seal samas hakkas nii tohutult kõigutama. Ja ma istusin siis sinna kuskile kohvikusse, mis oli panoraamvaatega seal laeva ninas. Ja kui ta oli juba seal Naissaare kandis, siis oli ikkagi nii, et see nina kadus sinna vee alla täiesti ja siis et nägidki kas merd või taevast, et noh, silmapiiri nagu ei näinud, et kas sa olid siis peapidi vee all või peapidi taevas umbes, eks ole. Ja see on juba väga vastik, et vaatasin kohvikus, kedagi enam ei olnud ja see oli selline pikaajaline laev veel mingi 3,5 tundi. Mõtlesin, et see on küllaki nüri on siin niimoodi istuda, et ma aga pea ringi juba käima tõesti ja kuhugi minna ka ei ole ja siis ütlesin, et Jeesus tõsta mind välja sellest olukorrast oma tasandile. Ma ei tea, miks ma niimoodi ütlesin, tõsta mind lihtsalt enda tasandile. Et las ma olla koos sinuga siin laevas. Ja sellest hetkest alates momentaalselt ma vaatasin seda merd, nagu ma vaataks kodus telekat. Mingisugust tormifilmi telekast lihtsalt. Lihtsalt vaatasin, nii lahedad lained on, no vaata kihte. Jälle upsti jääd, vaatad kalukesed seal juba kuskil seal põhjas ja jälle siis nina läheb üles ja ma olin täitsa nagu ta tõstis mind täiesti teisele tasandile sellest. Ja ma vaatasin seda, kui huvitavad sellist loodusest tihjat. Mul ei tekkinud mingisuguseid probleeme, mul ei olnud halbe, mul ei olnud hirmu, mul ei olnud mingisugust ohutunnet, et see oli nagu, kuidas tema tasand tegelikult oli. Ja siis ma mõtlesingi, et mõnikord jumal lasebki
spetsiaalselt meil läbi minna tormidest, et me näeksime ja tuleksime välja sealt koos temaga. Et kui me ei lähe kunagi tormidest läbi, siis me ei tea ka kunagi, kuidas me käituksime ja mis meie süda tegelikult nende asjade suhtes ütleb. Et see on tegelikult suur arm. Mulle meeldis, kui kunagi üks inimene ütles mulle, see polnud kindlasti tema välja mõeldud lause, aga ta ütles, et võitjad on need, kes proovivad ükskord veel. Et võitjad ei ole need, kes ei proovi enam, sest sa ei tea siis, kas sa oled võitja. Ja võitjad ei ole ka need, kes pole kunagi kaotanud. Võitjad on need, kes proovivad ükskord veel. Ehk siis tõusevad uuesti üles ja lähevad edasi. Aamen! Aamen.